Tervist, minu nimi on Aavo ja tänasega algab mitmeosaline lühivideode sari, kus ma räägin natuke endast, oma ajaloost ja ennekõike sellest, mis viis mind ettevõtja teele ehk siis palgatöölt ära ja pani otsustama ja tegema oma otsuseid, mis mind elus edasi viivad. Aastast 2002 alates siis jätsin palgatöö sinna ja alustasin teed siis, kus olen olnud nii tegelenud tootmisega, disainiga, turunduse, müügi, koolituse ja veel mõningate asjadega, kuid kõige rohkem lõpuks on mind paelunud ikkagi töötamine inimestega, turundus, sest see on see koht, kus saab kõige rohkem areneda, kus on kõige rohkem väljakutseid ja kus te ei usu, milliseid võimeid te võite endas leida, kui teil ainult on usaldus, teadmine ja soov edasi liikuda, siis inimvõimetel ei ole piire. Ning täna keskendun just esimesele osale mitme siis seerialisest videosarjast, mis on siis pealkirjaga nagu usaldus, läbipaistvus, turvatunne, transparency inglise keeles on sõna, mis mulle meeldib, sest see on tegelikult kõige aluseks, kõikide otsuste aluseks, eriti pikaajaliste otsuste aluseks see, kui sa tunned ennast turvaliselt, kui sa tead, mis sa teed ja tead, kuhu poole sa oled liikumas. Miks ma lähen üle kohe personaalselt ühe inimese juurde, kelle nimi on Ian Assa, ja sellepärast, et inimestest sõltub tegelikult elus väga palju, tulemus väga palju. Võtame härra Elon Musk. Mõnele meeldib, mõnele mitte, kuid fakt on see, et see on inimene, kes on viimase 20 aasta jooksul teinud kõige rohkem leiutisi, tehnilisi lahendusi, millest inimesed kasu saavad. Mitte ainult siis nii-öelda leiutaja ise või ettevõte, vaid just lai publik ja kindlasti autotööstus, raketitööstus, robotitööstus, mis kohe-kohe hakkab laienema, on need valdkonnad, kus päriselt siis seda kasu saavad miljonid ja miljonid inimesed ja ettevõtted kasutada. Kuid küsimus on selles, et kuidas meie tavalised inimesed ennast sinna tehnoloogia valdkonda saame niimoodi siis positsioneerida, et ka meie sellest midagi kasulikku saaks endale leida, et me saaks midagi õppida, midagi kasutada ja ka midagi teenida. Ja see on tänase esimese video siis teema. Ian Assa on 30-ndates noor väga edukas ettevõtja, tulnud Lõuna-Ameerikast, üles kasvanud siis päris Ameerikas, käinud seal läbi kolledži, teinud sporti ja ligi 10 aastat on väga aktiivselt tegelenud siis plokiaheltehnoloogia ja tehisintellekti arendamisega selles valdkonnas siis nii-öelda esinemisega, sõnavõttudega. Ja siin all on näha reaalsed väljaanded, kus tema siis on oma esinemistega üles astunud ning see on päris muljetavaldav statistika. Kuid mis on tähtsam meile ja veel kord tuletans meelde, miks ma selle video teen, on sellepärast, et ma olen ise käinud läbi teekonna, kus mul oli idee, et ma tahan palgasaajast töölisest jõuda kuskile kaugemale, olla oma elu, oma aja, oma ressursside peremees, aga ei teadnud ju, kuidas ta teha. Metsik lääs ootas ees. Tänaseks ma olen päris palju läbi käinud, päris palju näinud, päris palju õppinud, ka väga palju vigu teinud ja just hiljuti tuli selline teadmine, arusaamine, et nüüd on õige aeg oma kogemusi teistega jagada, sest on juhtunud midagi, on toimunud midagi, mida tuleb teistega jagada. On olnud sündmusi, on olnud olukordi, mis on olnud minu elus ja ma arvan paljude jaoks esmakordsed ja seega see on see koht, kus tahaks oma teadmisi, kogemusi jagada, et ka paljud teised sellest kasu saaks. Vaatamates oma noorele eale on Ian üles ehitanud
kaks väga edukat ja suhteliselt suurt plokiahela ettevõtet, Token Toolkit ja Hedge Finance, milles siis viimane kogus oma nii-öelda tehnoloogiale, oma plokiahela tehnoloogiale siis ligi $500 miljoni väärtuses varasi. Ja ta edukalt ära müüs. Samamoodi Token Toolkit oli edukas projekt, mis sai siis realiseeritud ja aastast 2022 asutas Ian oma kolmanda ettevõtte, mis on Hashnet, mis töötab tänaseni ja siiamaani üliedukalt ehk üle 4 aasta. Kõik need 3 projekti on olnud kasutuses siis nii-öelda suurettevõtete või ütleme siis selliste jõukamate investorite keskuses. Ja Hashnet on ettevõte, mis on siis pakkunud krüptokaevandusteenuseid 4 aastat. Ja selleks, et sinna projekti sisse saada, oli vaja miinimum $2 miljoni tulla mängu, et omale positsioon saada ja selles projektis kaasa lüüa. Tänaseks 4 aastat hiljem on selle projekti reaalne turuväärtus või siis ütleme varade väärtus selles plokiahela tehnoloogias, masinate väärtus üle $300 miljoni ning 2 kuud tagasi tegi ettevõtte äärmiselt ebatraditsioonilise sammu ja tõi oma ettevõtte jaeturule, mis tähendab seda, et avas uksed tavalistele inimestele. Ja see on nüüd see koht, kus meie normaalsed inimesed ilma erilise kogemuseta selles plokiahela valdkonnas, digitaaltehnoloogia valdkonnas saame kasutada teenuseid, mida siiamaani said nautida ainult jõukad ettevõtted või investorid. Tegin natuke guugeldamist, kasutasin ka tehisintellekti abi, et otsida, kas on midagi sarnast varem juhtunud ja kusjuures ei leidnudki ühtegi näidet, mida võiks sellega võrrelda. Ehk siis, mida ma tahan öelda, on see, et 4 aastat väga edukalt töötanud projekt avas oma uksed ja võimalused tavalistele inimestele ja seda täiesti tasuta ilma mingisuguste tingimusteta. Miks ettevõte seda tegi? Sellepärast, et tal on eesmärk praeguselt 5. positsioonilt oma tegevusvaldkonnas jõuda järgmise paari aastaga maailmas number 1. Ja omanik tegi eeltööd, uuris turundusvõimalusi, variante ja lahendusi ja leidis, et kõige paremad tulemused on siis, kui kaasata projekti tavalised inimesed, kõik meie. Sest sealt saab vahetut tagasisidet, sealt saab kiiremat reaktsiooni positiivsetele tulemustele, sealt saab nii-öelda soovitusi hästi kiiresti ja soovitused, kui on hea toode, tähendab seda, et tuleb ju uusi kasutajaid sinna projekti juurde. Me kõik vaatame iga päev YouTube'i või paljud meist vaatavad YouTube'i, sotsiaalmeedias mingeid klippe. YouTube'i teevad spetsiaalsed nii-öelda tuuberid, kes selle pealt teenivad, kes on edukad. Sotsiaalmeedias on influencerid, kes selle pealt teenivad. Ja ka tegelikult meil tavalistel inimestel on võimalus oma häid kogemusi pöörata siis ka finantsilises mõttes kasumiks. Aga veel kord, tulen tagasi sinna, et me peame teadma, mis see siis on, kuidas see töötab, ehk teisel me peame olema kindlad, me peame tundma ennast turvaliselt. Ja vot siin on 3 ettevõtte statistika ligi 10 aasta jooksul, mis loob turvatunnet, sest me näeme, et on üks inimene, kes seda valdkonda tunneb, kelle eesmärk on liikuda edasi, kes on ambitsioonikas, kes on teinud häid tulemusi. Kõiki neid numbreid, millest ma siin räägin, on võimalik internetis väga lihtsalt kontrollida, seega ma ei hakka täna ja praegu siin lühikese video huvides neid linke üles otsima, aga seda saab kõike kontrollida, võite küsida minu käest, kui vaja. Kuid täna on meil võimalus siis nii-öelda kasutada ettevõtet, plokiahela ettevõtet ja nende teenuseid, mida siiamaani on saanud nautida ainult suurkliendid. Ja see on üks statistilises mõttes tugevamaid
siis, kuidas öelda, instrumente, mis meile antakse selleks, et veenduda selles, mida ettevõte on varem teinud ja annab meile natukene suunda ka selles osas, kuhu me edasi liigume. Teine asi, mis tahan ära mainida, on see, et kuna jutt käib plokiahela tehnoloogiast, siis minu hinnang on see, et see on üks turvalisemaid, kuna kontroll on teie käes. Hashnet kasutab detsentraliseeritud finantsprotokolli, mis tähendab seda, et teie andmed on ainult teie ja ettevõtte vaheliselt jagatud ja kusjuures teie passiandmeid, isikuandmeid, sünnikoode, sünniaastat, isikukoode ja muid siukse informatsiooni üldse ei küsitagi. Ehk te olete kogu selle informatsiooni ja ressursside ainuvaldaja ja sedagi ainult väga minimaalsel määral, mis loob veelgi turvatunnet ja kinnitab teile, et kontroll on teie käes. Nüüd plokiahela tehnoloogia eksisteerib meil ligi 20 aastat. Selles on väga palju erinevaid tegevusvaldkondi, mida siis inimesed tunnevad, teavad. Krüptovarad on kindlasti üks osa sellest, mis hõlmab plokiahela tehnoloogiat ja võib-olla see kõige huvitavam, sest see on tegelikult ressurss, millega saab minna poodi, osta piima, saab maksta arveid. Ja siinkohal siis aastast 2009 eksisteerib meil esimene krüpto, see on Bitcoin. Ja sellest hetkest alates natuke peale seda hakkasid tekkima sellised ettevõtted nagu mining pool'id, ehk need on sellised ettevõtted või kogumid, kus siis krüptovarade kaevandajatel on võimalus ennast ühendada, lülitada ennast nii-öelda sinna võrku ja kaevandada erinevaid krüptovarasid. Miks ma sellest räägin? Sellepärast, et nad on eksisteerinud juba üle 15 aasta. Igasugused muud krüptoblockchaini ettevõtted tulevad, lähevad, pakuvad teenuseid, treidimist, kauplemist, mida iganes, siis need ettevõtted või ka inimesed, kes krüptovarasid kaevandavad ja teevad seda läbi mining pool'ide, loovad tegelikult vundamendi ehk aluse üldse krüptomaailmale, plokiahela maailmale ja krüptovaradele. Miks on oluline? Sest see on kõige jätkusuutlikum, see on kõige kauem kestev ja see on tegelikult see fundament, mis loob neid uusi krüptoväärtusi. Ehk see on kõige stabiilsem, kõige turvalisem tõenäoliselt krüptomaailmas. Ja jällegi, kui me teeme mingeid valikuid, et mis valdkonnaga ma, näiteks kas või äriline pool siduda, siis see turvalisus on minu jaoks võtmesõna ja üks oluline faktor, mis täna paneb mind otsustama. Mitte lühike kasum, vaid see, et ma võin selle asja peale aastateks ja ka 10 aastateks võimalikult kindel olla. Ja vot siin läbi Hashneti kodulehe on teil võimalus reaalajas näha 7 erinevat mining pool'i, mis on ühendatud Hashneti siis kaevandusmasinatega ja näete reaalajas neid andmeid, mis siin taga jooksevad. Jällegi ei lähe detailidesse, selle kohta tulevad hiljem videod ja koolitused. Kui on soovi, küsige, teeme mõne asja kohta eraldi spetsiifilise koolituse, kui see on oluline, aga tähtis on teada, et Hashnet on krüptomaailmas loonud võib-olla, ütleks peaaegu et revolutsioonilise sellise nii-öelda lisaväärtuse ehk on toonud kõik või suurem enamus projekti taga olevatest tehingutest läbi plokiahela meile kõigil nähtavaks. Ja vot see on see koht, kust igaüks saab tulla ja vaadata, et tõesti need 7 suuremat kaevanduspool'i on olemas, need on ühendatud ja need andmed reaalajas siin jooksevad. Mis tähendab seda, et ettevõte ei ole midagi varjata, ta tahab kõike, mis ta on teinud, oma 4 aasta tööd meiega jagada, et luua usaldust, sest kui meil on usaldus, siis me räägime ju tõenäoliselt sellest ka sõbrale edasi. Sõber räägib sõbrale ja nii ettevõte kasvab kiiremini ja loomulikult ettevõttel on ka oma preemiafond, millest ta meid tasustab
see on juba järgmiste videode teema, aga see on positiivne tagasiside ja see loob turvatunnet. Ja üks põhjusi ka, miks ma neid videosi hakkasin just tegema, et oma viimase 10 aasta jooksul, kus ma olen tegelenud turundusega ja enamasti plokiahela ettevõtetega, sellist läbipaistvust ei ole mitte ükski firma kunagi näidanud. Ja Iani sõnade järgi ta ka ei tea täna ühtegi ettevõtet, kellel midagi sellist oleks ette näidata. Seda nii positiivsete tulemuste kui ka selle tehnoloogia näol, siis millele need tulemused on üles ehitatud. Nii et veel kord, tänase esimese video teema, turvalisus, läbipaistvus ja siin teie käes on kontroll. Kellel veel ei ole Hashneti kontot, soovitan selle esimese võimalusel ära teha, see on täitsa tasuta, see võtab 2-3 minutit aega, nagu ma ütlesin, dokumente, passe, midagi ei nõuta, see on DeFi protokoll. Kellel ei ole linki, küsige selle inimese käest, kes teid siia Hashneti videot vaatama kutsus või kui keegi on saanud minu käest informatsiooni otse, küsige minu käest. Ma panen ka oma lingi video kommentaaridesse, et leiate sealt, saate kasutada seda registreerimiseks ja panen ka kommentaari video, kus Ian vastab küsimustele, vastustele. See sessioon tehti umbes 6 aega tagasi ja sarnaseid videosid hakkab tulema Ianiga ka hiljem ja sealt saate tegelikult ise omaniku sõnadega kuulda näha, mis on tema ideed, millele ta ettevõtted vajab, mis on tema eesmärk, kuhu tahab jõuda ja miks läbipaistvus ja turvalisus on tema jaoks number 1 võtmesõna. Ma olen, nagu ütlesin, ettevõtjana tegelenud juba üle 20 aasta ja viimased aastad on olnud hästi suur väljakutse just sellepärast, et ei ole leidnud ühtegi turvalist projekti, millele kindel olla ja mida saab varjamatult ja julgelt teha, millest võib ükskõik kellele rääkida ja kus ei pea häbenema ega pilku maha pöörama, et mine tea, mis võiks juhtuda. Ja see on tegelikult hästi oluline, sest et kuigi mul on natuke rohkem kogemusi, ka minul on täna raskusi, et nii-öelda projektiga edasi liikuda, et võib-olla kellegile sellest rääkida, ei ole alati kindel, kuidas teha, mis on kõige parem tee. Ma tean, et on inimesi, kellel on veel vähem kogemusi, kes võib-olla pole varem üldse kellegile midagi soovitanud, aga see tasub teha, sellepärast, et olukord on täna keeruline, majandusolukord ja igaüks meist otsib mingit võimalust, kuidas eluga edasi minna, kuidas tulevik oleks parem, kuidas lisa teenida või kuidas üldse võib-olla oma töömudelit või karjäärimudelit muuta niimoodi, et oleks rohkem vaba aega, rohkem paindlikkust ja loomulikult rohkem ressursse nii täna kui ka tuleviku jaoks kõrvale panna. Ning koht, kus kogukond on ettevõtte ja omaniku jaoks positsioonil number 1, neid projekte päriselt on päris vähe. Ja just Hashneti üks oluline suund Iani sõnade järgi on just see, et edukas kogukond, rahulolev kogukond tähendab ka seda, et ettevõte kasvab. Ja nagu ütlesin, ettevõtte ambitsiooniks on järgmise 2-3 aasta jooksul 5. positsioonilt jõuda esimeseks ja ta ütles, et ta ka siis ei peatu. Eelmine pühapäev, siis nädal aega tagasi pühapäeval, oli Ian Tallinnas, tegime esimese seminari, Hashneti teemalise seminari ja mul oli võimalus temaga veel järgmisel päeval pool päeva koos istuda, tema mõtteid kuulata, tema plaane kuulata ja koos nii-öelda siis sõjaplaani pidada, kuidas see Hashneti ka siin ja mitte ainult siin, ka mujal maailmas edasi liigutada, et äärmiselt avatud mõtlemisega, äärmiselt soe inimene, aga väga proff selles, mis ta teeb. Veel kord, tulemused räägivad enda eest, 3 väga edukat ettevõtet ja täna ja praegu on kõigil meil võimalus täitsa tasuta selle projektiga ühineda selleks, et kasutada ära tema 4 aasta töö tulemusi, edukat statistikat, millest ma juba räägin siis lähemalt järgmistes videodes lähimatel päevadel. Seega siin see on.
nagu te näete, Hashnet on siis ettevõte, mis võimaldab meil koguda täna Bitcoine iga 8 tunni tagant. Iga 8 tunni tagant nagu kellavärk. Üks sessioon just lõppes pool tunni tagasi, järgmine tuleb 7,5 tunni pärast. Ja kui te korra Hashneti projekti käivitate, see töötab teie jaoks umbes 4,5 aastat järjest. Ilma peatumata, ilma teie panuseta, lihtsalt töötab ja annab Bitcoine iga 8 tunni tagant. Ning just see teine pool, millest tuleb edaspidi juttu, on see, et head ideed, head projekti ei tasu jätta ainult enda teada, sest keegi ju ka soovitas mulle seda, muidu ma ju sellest ei teaks midagi. Ja kuna keegi on teinud tööd, on soovitanud, siis ettevõte loomulikult tasub. Selleks on olemas omaette fond, selleks on olemas omaette sissetuleku allikas, millest ma räägin järgmises videos. Kõik on aus, kõik on läbipaistev ja lausa paberitel meile ette näidatud, kust tulevad rahad, et 1, 2, 3 ja 4 nii-öelda tehingut teha, väljamakseid teha, kasumit maksta. Aga see siin all on pilt meeskonnast, kellele idee on meeldinud ja kes on mind ise otsinud üles ja minu kogukonnaga liitunud. Siin on ligi 50 inimest vähem kui 2 kuuga, mis näitab seda, et tõesti see on hea idee, sest ma olen ainult 2-3 inimest päriselt ise siia projekti toonud. Ülejäänud on lihtsalt leidnud minu informatsiooni, minu videod, minu postitused ja on võtnud otsast kinni, tulnud vaatama ja nüüd järgmine samm ongi siis nendega tööd edasi teha, juhendada, aidata, nii nagu tegi seda keegi kunagi minuga, nii olen mina valmis aitama ka teisi, et me kõik oleks edukad, kõik liiguks edasi, sest et me väärime paremat elu, me väärime rohkem vaba aega ja me väärime kindlustunnet. Ja kindlustunne on see, millega ma täna lõpetan. Tänan teid kuulamast, vaatamast. Näen, et video läks pikemaks, kui oli plaanis, aga selline ma kord olen, kui hakkan rääkima, ei saa pidama. Katsun järgmine kord teha lühemalt, asjalikumalt, kuid tähtis on see, et see tuleb südamest, see tuleb päriselt teadmisest, et sa teed midagi head ja sa tahad midagi head teistega jagada. Nii et kuulmiseni, nägemiseni juba, ma loodan 2-3 päeva pärast, jälgige Facebooki, postitan sinna lühivideosi ja siin YouTube'i kanalil siis jagan ka kõike muud Hashnetiga seonduvat, nii et edu teile ja ilusat suve, nägemist!